Vladimir Putin käskis kõigil venelastel valmistuda pikaks sõjaks. Putin nõudis, et venelasi tuleks sõjapropagandaga mõjutada, väitis, et teda kutsutakse üles tugevdama sõda Ukraina ja lääne vastu ning lisas, et Venemaa ei ole agressor. Vaid kaitseb end vaenlaste eest. Ja mis kõige tähtsam, Vladimir Putin nõudis Venemaa Föderatsiooni Riigiduumalt raha otsimist totaalseks sõjaks veel vähemalt 3 aastaks. Sõjalised kulutused jäävad eelarve koostamisel järgmise 3 aasta jooksul prioriteediks. Sellest teatas täna Venemaa president Vladimir Putin. Ja enne seda esines Putin eile terve rea avaldustega, millest joonistub välja üks selge suund. Sõda ei tule mitte lõpetada, vaid vastupidi, seda tuleb hoopis tugevdada ja seda eelkõige omaenda Vene kodanike peades. Sõna-sõnalt ütles Vladimir Putin eile mereväelastele järgmist. Meil on vaja, ja ma mõtlen sellele kogu aeg, meil on vaja sisendada meie ühiskonnale ja rahvale selle töö tähtsust, millele teie pühendute. Ja edasi lisas ta sellise retoorilise küsimuse. Mis võiks olla tähtsam sellest, mida te praegu teete? Mitte midagi. See tähendab, et Vladimir Putin ütles, et venelaste ajud tuleb täita mõtetega selle kohta, et kõige tähtsam nende elus on verine sõda ja mitte midagi muud. Midagi tähtsamat lihtsalt pole. Samal ajal pani Vladimir Putin sõja eest vastutuse Ukraina ja lääne peale. Nõudis oma laevastikult otsustavat võitlust Venemaa varilaevastiku tankerite hõivamise vastu, võrdsustades selle piraaklusega. Ja mingil põhjusel andis ta sõjaväekomissariaatidele juurdepääsu perekonnaseisu ametite andmetele kõigi venelaste kohta. Kuid samal ajal kutsuti Riigiduumas juba 2 korda viimaste päevade jooksul üles mitte mingil juhul neid sõnu ega mobilisatsiooni ettevalmistamise kuulujuttu uskuma. Üldiselt arutame seda kõike nüüd koos. Minu nimi on Aleksei Petši, aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Alustame seda saadet Vladimir Putini peamise teesiga, kes kutsus üles, tsiteerin, venelaste teadvust sõjaga läbi immutama. See avaldus näib esmapilgul olevat justkui patriotismist ja ühtsusest, kuid tegelikult on see probleemi tunnistamine. Lähme natuke kõrvale ja vaatame seda olukorda veidi kõrvalt. Kui pärast? 12 aastat sõda. Ja ma tuletan meelde, et Putin alustas sõda Ukraina vastu 2014 aastal. Nii et kui pärast 12 aastat sõda Ukraina vastu, Vladimir Putin on sunnitud nõudma, et rahva teadvusesse sisendataks sõja tähtsust. See tähendab, et rahva teadvus ei ole iseenesest sõjast läbi imbunud. Ja Vladimir Putin kardab kohutavalt, et tema enda kodanikud võivad öelda, et neil pole seda sõda vaja. Propaganda, mis töötaks. See ei vajaks selliseid avalikke üleskutseid Vladimir Putinilt, et venelaste teadvust sõjaga läbi imbutada. Ja numbrid kinnitavad seda. Levada keskuse andmetel arvab 64% venelastest, et võimud peaksid alustama rahu läbirääkimisi. See tähendab, et peaaegu 2/3 ühiskonnast ei taha mitte tugevdamist, vaid sõja lõpetamist. Aga mitte sellepärast, et nad oleksid nii rahuarmastavad või midagi sellist. Ei, vaid sellepärast, et Ukraina rünnakud naftatöötlemistehaste ja Vilberisi ladude pihta on juba mõjutanud venelasi endid. Igaüht neist venelastest. Aga Putinile on sellest täiesti ükskõik. Ta kutsub üles venelastel ajusid sõjaga läbi imbutama. Just selle meeleolu vastu nõuabki Putin nende teadvuse küllastamist. See tähendab, et ta võitleb sisuliselt oma enda rahva väsimuse vastu. Aga venelasi tuleb propagandaga veelgi tugevamalt mõjutada. Sest tuleb veelgi rohkem püksirihma pingutada. Ja kuidagi tuleb seda püksirihma pingutamist õigustada. Sõjalised kulutused jäävad Venemaa järgmise 3 aasta eelarve koostamisel prioriteediks. Sellest teatas esmaspäeval Venemaa Föderatsiooni president Vladimir Putin. Kohtumisel Riigiduuma saadikutega süüdistas Putin läänt, tsitaat, russofoobse masina käivitamises ja sanktsioonide maailmarekordite püstitamises ja ütleb, et kellelgi ei õnnestu kunagi Venemaa rahvast murda. Muide, pärast seda tuli välja tema pressiesindaja Peskov ja rääkis samuti, kui ühtne kõik on. Vene rahvas on oma ühtses püüdluses sõdida, tappa ja nagu ta ütleb, võita.
Üldiselt saate aru, et praegu püütakse mitte liiga palju seda Vene ühiskonda kõigutada. Ja edasi tuuakse Putini tsitaat. Meie poliitiline süsteem, võimuinstitutsioonid kujunevad suveräänsetel alustel täielikus vastavuses Venemaa Föderatsiooni põhiseadusega ja on valmis kaitsma riiki, mis suudab koos ühiskonnaga anda otsustava vastulöögi igasugustele vaenulikele sammudele. Üldiselt tuleb mõista, et neid tegelikult valmistatakse sõjaks ette. Nii et 2026 aasta eelarveseadusesse. Venemaa Föderatsiooni valitsus kavandas algselt peaaegu 13 triljonit rubla rahvusliku kaitse eelarve reale. 13 triljonit rubla. Kuid tegelikult ületab sõjaline eelarve juba täna hinnanguliselt plaani 5 triljoni rubla võrra. Venemaa Föderatsiooni rahandusministeerium. Ja juba valmistab ette tsiviileelarve artiklite kärpimist ning kavatseb kaasata 2-3 triljonit rubla täiendavat laenu. Lühidalt öeldes hakatakse nüüd maksimaalselt kärpima kõiki riigieelarve kuluridu, et suunata kogu raha sõja jaoks. Kui teil on seal mingid sotsiaaltoetused, neid kärbitakse kurat nendega. Kui on seal, ma ei tea, midagi muud, mingid toetused kärbitakse, on raha mingi tee või silla ehitamiseks, ei tule ei teed ega silda, tuleb sõda. Tuleb märkida ka toimuvat konteksti. Sõda, mida Venemaal ametlikult nimetatakse sõjaliseks erioperatsiooniks, kestab juba kauem kui NSV Liidu osalemine esimeses maailmasõjas ja kauem kui teine maailmasõda. Washingtoni strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse hinnangul 2026 aasta juuniks ulatusid Vene armee kaotused 1 400 000 inimeseni, sealhulgas 4 450 000. Neist peaaegu 500 000 tapeti. Selle taustal kõlab üleskutse sisendada teadusse sõja olulisust, kui katse neid kaotusi tagantjärele õigustada. Noh jah, need Vene vankad surid ära. Surid peaaegu 500 000 Vene iivaneid. Aga kuulge, te peate meeles pidama selle totaalse sõja tähtsust. Kõnekas on ka Vladimir Putini apsakas tuleviku kohta. Ta ütles, et sõda lõpeb varem või hiljem, kuid ühtsustunne, mis tema arvates on tänaseks kujunenud, tuleb kuidagi säilitada. See tähendab, et isegi kui ta räägib sõja lõpust, suunab ta kohe jutu sellele, kuidas säilitada ühiskonna mobilisatsiooniseisund ka pärast sõda. Ja siin on veel üks märk sellest, et Vladimir Putin kardab tõsiselt seda, et venelased võivad ümber mõelda ja lõpetada tema toetamise. Vladimir Putin hakkas äkitselt vassima ja väitis, et Venemaa polevat sõda alustanud ja pani sõja eest vastutuse Ukraina ja lääne peale. Veelgi enam, ta nimetas Venemaad, tsitaat, ainsaks Ukraina territoriaalse terviklikkuse tagajaks, mida Kiiev tema sõnul kuulutas vaenlaseks. Kriitiliselt. See avaldus ei pea üldse mingile faktikontrollile vastu. Ma ei tea, milline idioot peab olema, milline lihtsalt, no ma ei tea, kui harimatu inimene peab olema, et seda uskuda. Teeme nii, unustame 2014 aasta ära. Võtame arvesse ainult sõja täiemahulist faasi. Just, Venemaa alustas 2022 aasta veebruaris täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Andis raketilööke ja viis väed naaberriigi suveräänsele territooriumile. Ükski sõdur, ükski mürsk ega isegi mitte ükski kuul ei lennanud Ukraina poolt Venemaa pihta. Mitte ükski. Venemaa ründab. Samas nimetada end Ukraina territoriaalse terviklikkuse tagajaks. Samal ajal kui Vene armee okupeerib osa Ukraina oblastitest ja Putin nõuab avalikult uusi alasid, see on otsene vastuolu sõnade ja tegude vahel. Väide, me ei alustanud seda, on tüüpiline propagandistlik võte, millega pannakse vastutus ohvri peale. Aga siin polegi see kõige olulisem. Miks ma ütlen, et Putin kardab päriselt? Ta kuseb praegu hirmust püksi. Tuletame meelde. Esimesel täiemahulise sissetungi päeval Ukrainasse 2022 aasta veebruaris. Kiilakas värdjas. Vladimir Putin istus niimoodi. Istus enesekindlalt toolil ja teatas, et mina isiklikult kuulutan välja sõjalise erioperatsiooni.
Siis pöördus ta Ukraina sõdurite poole, ütles umbes nii, praegu. Tema propagandistid rääkisid kõigil nendel Vene telekanavitel, et mis seal Ukrainal ikka, 2-3 päeva ja kõik, me valutame kohe Kiievi, Kiiev langeb ja nii edasi. See oli algus. Ja peaaegu 5 aastat hiljem ajas Putin, end täis ja ütleb, et tegelikult polnud see meie, kes alustas. Ei, mis te nüüd? See polnud meie, kes alustas, ärge nii arvake. Mina ei alustanud, see oli kõik Ukraina ja lääs. Aga meie lihtsalt kaitsesime end. Kui me tungisime Ukrainasse, siis me lihtsalt kaitsesime end. Venelased, ärge arvake, et meie ründasime. Ei, ärge süüdistage mind selles, et mina alustasin sõda. Nemad alustasid, meie lihtsalt kaitsesime end. No tähendab, neid Vene idioote söödeti selle jamaga lihtsalt mitu, kui palju, vähemalt 2 aastakümmet, kuni Putin on võimul. Et NATO ründab, lõpuks ründasid ise esimesena. On märkimisväärne, et see avaldus kõlas peaaegu kohe pärast seda, kui Kasahstani president Kassym-Jomart Tokajev avalikult tegi Putinile ettepaneku sõda külmutada ja märkis, et, tsitaat, selle konflikti olemus ei ole isegi Kasahstanile päris selge. Isegi kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni partnerid ei mõista selle sõja loogikat. Ja Putin vastuseks nagu mõistes, et teda tegelikult surutakse nurka. No olgu, ma arvan, et mingi osa Venemaa ühiskonnast pärast Tokajevi avaldust tõesti küsis endalt. Oodake, mis selle sõja loogika üldse on? Milleks meid üldse vaja on? Mida me tahtsime? Ja siis Putin ütleb talle, kuulge, see pole meie alustatud. Me lihtsalt kaitsesime end. Ja kõik. Seltsimees Venemaa Föderatsiooni relvajõudude ülemjuhataja. Auvalvi on teie saabumise auks rivistatud. Auvalvi ülemleitnant Žomov. Ma õnnitlen teid selle pidupäeva puhul ja kutsume teid pidutikola lauale. Traditsioon on traditsioon. Toime seltsimees ülemjuhataja. Föderatsiooni. Seltsimees, relvajõudude ülemjuhataja, õnnitleme. Aga kõige naljakam oli see, kuidas Vladimir Putin ja kõik venelased tähistasid Venemaa Föderatsiooni mereväepäeva. Mingis hoovis, kus suurel bänneril oli joonistatud laev. Mitte mere ääres, mitte avamerel, mitte mingil ristlejal. Ei, mingis väikeses, täiesti arusaamatus hoovis. Ma olen kindel, et see tohutu bänner pandi üles just selleks, et jumal hoidku, et mõni droon või kellegi silmad ei märkaks, et sinna toodi kiilakas kääbus. Nii et selles hoovis nõudis Putin, et Vaikse ookeani, Põhja, Balti ja Musta mere laevastike ning Kaspia flotilli juhatajad võitleksid otsustavalt lääneriikide katsete vastu haarata Vene laevu. Tuleb tegutseda ettevaatlikult. Rahvusvahelise mereõiguse raames, kuid otsustavalt, sest piraatluse ja piraatidega tulebki võidelda. Siin on oluline kontekst, mis selgitab seda Putini avaldust. Vahetult enne seda lubas Euroopa Liit sanktsioonipaketi raames liikmesriikidel konfiskeerida ja müüa varilaevastiku laevadelt pärit naftat, mis rikuvad Venemaa vastaseid sanktsioone. See tähendab, et Putini nõue võidelda piraatlusega on reaktsioon sellele, et lääs hakkas tankereid kinni pidama, millega Venemaa möödub naftasanktsioonidest. Ja retooriline võte on siin arusaadav. Sanktsioonide täitmisele sundimist nimetab Putin piraatluseks. Samal ajal, kui sanktsioonide all olevat varilaevastikku esitatakse kui seaduslikke Venemaa laevu, mida tuleb kaitsta, samal ajal mainib Putin ise rahvusvahelise mereõiguse raame, mis näitab, et ta saab aru selle positsiooni haavatavusest. Ta mõistab, et ta on tegelikult olukorras, kus selliste avalduste tegemine ei ole eriti kohane. Kuid hoolimata kõigest tundub, et seda maniaki Vladimir Putinit peatab ainult surm. Vladimir Putin allkirjastas määruse, mis annab sõjaväekomissariaatidele juurdepääsu ühtsele riiklikule tsiviilseisundi aktide registrile kõigi venelaste kohta. Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium ja sõjaväeosade komandorid said sisuliselt juurdepääsu sellele perekonnaseisu aktide registrile, et oleks lihtsam venelasi otsida, kui Putin kuulutab välja mobilisatsiooni. Sisuliselt on see tehnilise infrastruktuuri loomine mobilisatsiooni jaoks, sest kui on juurdepääs perekonnaseisuameti andmetele, sõjaväekomissariaadid saavad täieliku ja ajakohase ülevaate kõigist kodanikest. Kes kus elab, kui vana keegi on, milline on perekonnaseis, mitu last on ja nii edasi. See lihtsustab oluliselt inimeste otsimist ja mobiliseerimist.
ja just siin tekib kõnekas vastuolu Venemaa võimuringkondades. Täpsemalt öeldes see ei ole vastuolu, vaid katse venelasi rahustada. Samal ajal kui Putin loob mobilisatsiooni infrastruktuuri, Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma kutsub juba teist korda 1 nädala jooksul üles mitte mingil juhul neid mobilisatsiooni kuulujutte uskuma. Riigiduuma kaitsekomitee juht Andrei Kartopolov ütles, et uut mobilisatsioonilainet pole lihtsalt vaja. Ja kõik need kuulujutud sidus ta Zelenskiga, seda veel eriti solvavas vormis. Edasi tema tsitaat. Ma kuulsin, et Zelenski ütles selle kohta midagi, aga seda saan ma seostada ainult sellega, et ta ilmselt nädalavahetusel liialdas doosiga. Ma tõin selle Kartopolovi tsitaadi ainult selleks, et te mõistaksite, milline pööbel on isegi Venemaa võimul. Tundub ju, et see on saadi. See on mingi eliit, riigipoliitiline eliit ja just see riigipoliitiline eliit. Ta tõesti arvab, et on vaimukas rääkida teise riigi juhist, isegi kui sa teda vihkad. Et ta on see narkomaan, et ta on üle doosi saanud ja nii edasi. Ja enne seda, 24. juulil, teine Riigiduuma kaitsekomitee liige Andrei Kolesnik väitis samuti, et mingil juhul ei tule massilist sundkorras sõjaväkke kutsumist. Naljakas, eks? No olgu, kui teil tõesti midagi ei plaanita, miks te siis nii väga püüate kõiki veenda, et see on vaid kuulujutt? Ja siin on teile veel üks huvitav detail. Peterburis jõustruktuuridele anti ülesandeks korraldada reide kaubanduskeskustes, otsides, tsiteerin, radikaalselt meelestatud noori. Seda noori plaanitakse tuvastada riietuse ja aksessuaaride järgi. Tsitaat, mis on seotud mitteametlike asotsiaalsete rühmitustega. Sõja tähtsuse suurenemise ja mobilisatsioonibaasi ettevalmistamise teemaliste arutelude taustal see näib olevat osas samast protsessist. See tähendab kontrolli potentsiaalselt rahulolematute ühiskonnakihtide üle, eelkõige noorte üle. See on kooskõlas Sõjauuringute Instituudi varasemate andmetega, mille kohaselt Kreml valmistub muu hulgas võimalikeks kodanikurahutusteks mobilisatsiooni väljakuulutamise taustal. Kokkuvõte. Vladimir Putini avaldused Venemaa mereväepäeval moodustavad ühtse ja sisemiselt vastuolulise pildi. Ühelt poolt nõue, nagu ta ütles, sisendada Vene ühiskonna teadusse arusaama sõja tähtsusest, omaenda vastutuse eitamine selle sõja algatamise eest, võidulubadus ja üleskutse otsustavalt kaitsta naftatankerite varilaevastikku. Teisest küljest seisavad selle retoorika taga konkreetsed sammud, mis valmistavad ette sõjakomissariaatide ligipääsu laiendamist perekonnaseisuameti andmetele. Seadus vangide rindele saatmise kohta. Reidide väljakuulutamine noorte vastu kaubanduskeskustes ja nii edasi. Praegune peamine vastuolu seisneb selles, et võim eitab avalikult mobilisatsiooni Riigiduuma saadikute suu läbi, kuid samal ajal ehitab järjekindlalt üles infrastruktuuri selle sama mobilisatsiooni elluviimiseks. Ja Vladimir Putini nõue sisendada rahva teadvusse arusaama sõja tähtsusest taustal, kus andmed näitavad, et 64% venelastest soovib läbirääkimisi, on tunnistus sellest, et ühiskond on sõjast juba väsinud. Ja Putin nõuab sõja intensiivistamist eelkõige seetõttu, et entusiasm selle suhtes on nii rindel kui ka tagalas raugemas. Ja juba on ilmne, et vabatahtlikke, kes oleksid valmis isegi suure raha eest lepingulisena surema minema, polegi nii palju. Seetõttu peavad Ukraina kaugmaa rünnakud jätkuma. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamused ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, olen teile selle eest tänulik. Selle saab teha tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiidi kaudu, mis on selle video kirjelduses. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega!